raadiosaade Vaba Sõna. Põnevatest teemadest räägivad saatejuht Anti Poolamets ja huvitavad saatekülalised. Tere head kuulajad, Vaba Sõna stuudios on taas Riigikogu liikmed Evelin ja Anti Poolamets. Tänases saates tuleb juttu EKRE algatatud surrogaatemaduse keelamise eelnõust ning minister Jolleri umbusaldamisest. Evelin, sina tegid sel nädalal ka väga huvitava küsimuse infotunnis minister Keldole ja see puudutas tuulikute alast survet omavalitsustele. Kas sa võiksid meie headele kuulajatele pisut valgustada, millega siis tegu oli? Ja tere ka minu poolt ja tõepoolest siin nädal-paar tagasi saatis minister Erkki Keldo omavalitsustele kirja, ütles, et tegu on infopäringuga ja sooviti teada, et kui kaugel siis omavalitsused on selle planeeringutega, et millal siis kehtestatakse, millal vastu võetakse. Esiteks, tõesti selline veider küsimus, kuna vahetusid ka ju volikogud ja need pole tööle veel hakanud ja samas volikogud just otsustavadki, kuidas neid planeeringuid menetletakse, kas kehtestatakse neid tuuleenergia planeeringuid või mitte. Aga ega ma Keldolt ju vastust ei saanud. Seda enam, et ma viitasin, et Eesti Energia tulemustele, et kus see Eesti Energia, vaatamata sellele, et on ka Sopi Tootsi tuulepark kasutusse võetud, ei kasvanud Eesti Energia, taastuvenergia müügimaht, kuna ei olnud turgu. Hind oli liiv madal, ei pääsenud turule ja väga palju tootmist jäi müümata või tootmata ja samas surutakse omavalitsustele peale, algatada aga uusi planeeringuid. Minu jaoks on see ikkagi nii kummaline ja minister jälle ütles, et energeetika ei ole ju tema teema, et sellega tegeleb energiaminister Sutt. Aga tegelikult, mida sa siis uurid või survestad neid omavalitsusi, kui see sinu teema ei ole? Täiesti arusaamatu, mis seal valitsuses toimub. Mina saan küll aru, mis seal toimub, ehk siis erinevate meetoditega tuulikumafia esindamine ja selle meetodi juurde käib ka nende majanduslike huvide esindamine ja mis on olnud Reformierakonna kogu käitumisjoon, kogu valitsemise ajal on nii-öelda väga selliste isekate huvigruppide esindamine ja võiks öelda, et enne kui nad oma asju kokku pakivad, muide selle kohta ütles eluaegne Haapsalu linnapea Sukles, et Reformierakonna agoonia kestab veel paar aastat, saad aru. Temal on hea nina, Reformierakonna agoonia kestab veel paar aastat, aga juba jooksevad nad laiali ja Sukles ise ütles, et võib-olla ma kandideerin hoopis Keskerakonna nimekirjas, nii et juba jooksevad laiali, sest nad ei näe enam tulevikku Reformierakonnas endal. Aga selle eest nad kindlustavad seljatagust sellega, et võimalikult palju äriringkondadele riigi ressurssi pumbata tuuliku äri kaudu, sest siin jagatakse laiali kogu energiasüsteem ja siis loodetakse, et äkki need inimesed jäävad tänu võlgu, äkki saab keegi mõne tuulikufirma nõukogusse koha hiljem või tegevjuhi koha, et siin juba tegeletakse oma maandumisplatside valmistumisega pärast Reformierakonna pankrotti. Ja vaata, kui valelikud nad on, et ütlevad, et toob odavat energiat. Odav energia võib ju tekkida sinna elektriarvel reale, et elektri hind on seal 2-3 senti kilovatt-tunni eest, aga sinna juurde tulevad ju igasugused nii-öelda lisahinnad nagu taastuvenergia tasu, nagu see reservvõimsuste tasu, siis sinna juurde veel sagedusreservi tasu ja võrguteenused, need kogu aeg, viimasel ajal, kui sa vaatad, et neid hindasid juba tõsteti ja nähtavasti tõstetakse veelgi.
ja läheme sellest teemast edasi järgmise juurde. Nimelt ma siis koostasin ja andsin üle esmaspäevasel istungil piiriülese asendusemaduse keelamise eelnõu. Ehk siis näitlikult kirjeldan seda olukorda siis nii, et see sama probleem, millest praegu ajendus eelnõu, oli see sama ERR-is isadepäeval näidatud kahe homoseksuaali ostetud lapsed, mida siis uhkelt ekraanil esitleti. Ehk siis see probleem on ennekõike selles, et ostetakse lapsi välismaalt. Eestis on juba praegu keelatud asendusemadus, mis on küll ilusa nimega asendusemadus. Surrogaatlus kirjeldab seda nagu Soodomat ja Gomorrat paremini. Aga need samad homod olid ostnud lapse Ameerikast, kus mõnes osariigis on see tegevus lubatud. Ja selleks, et lõpetada selline Eestis keelatud ja kuriteona käsitletava tegevuse jätkamine ülepiiriliste meetoditega, et ostame Indiast lapse või ostame kuskilt kaugelt lapse. Selle tõttu on vaja piirata ka välismaalt laste ostmist, kui mõni Eesti kodanik või Eesti elanik läheb seda tegema. Väga levinud on ju naiste ärakasutamine Indias, kus on tohutult suur elanikkond, palju vaeseid inimesi. Ja Evelin, kui sina võiksid kirjeldada naise pilgu läbi seda, et mida tähendab tegelikult surrogaatemadus ja veel raha eest toimub surrogaatemadus, et kui julma naiste ärakasutamisega on tegelikult tegu? Ma tookski siinkohal välja ÜRO eriraportööri Reem Al-Salemi ülevaate 2024. aasta raportist, et see on üks kõige põhjalikumaid rahvusvahelisi analüüse surrogaatluse mõjudest ja ÜRO raporti järeldus on nagu ühemõtteline, et surrogaatlus on praktika, mis toob kaasa vägivalla ja ekspluateerimise naiste ja laste suhtes ning selle globaalse keelustamise vajadus ei tulene mitte konservatiivsetest hoiakutest, vaid inimõiguste põhimõtetest. Ja ta toobki välja seal, et surrogaatlus muudab naise keha millekski, mida saab tellida, kontrollida ja kasutada. Ja kui me ka tihtipeale kuuleme neid kurbi lugusid, et kuidas homod tahavad lapsi saada, siis seal arutelus unustatakse lapse kui isiku vajadused ja ka ei räägita emavajadused, et ei räägita ka naistest, et toon veel näiteid ÜRO raportist, et ta toob välja, et suurem osa surrogaatemadest on naised, kes on majanduslikud haavatavad ja nad valivadki surrogaatluse mitte isikliku vabaduse, vaid rahalise sunniseisu tõttu ja see ei ole ju vabatahtlik tegevus, vaid ekspluateerimine ja siin on ju tegelikult ka väga suured rahad mängus, et raportis tuleb välja, et näiteks 2023. aastal hinnati ülemaailmse surrogaatlus turuväärtuseks $14,95 miljardit USA dollarit ja hindavad, et see võib veel kasvada 2030. aastaks $99,7 miljardi dollarini ja asi ei ole mitte tehnoloogia arengust, vaid tõesti toimuvad sellised ütleme ka ülemaailmselt varanduslikud nihkumised, et surrogaatlust ei telli mitte ainult enam homod, vaid ka tavalised rikkad perekonnad, kes ei tee nii keerulist protseduuri läbi, kui on lapse kandmine ja mis see uuring välja veel toob. Ta toob välja, et need surrogaatlapsed, tihtipeale on ka emadel tagajärjed mentaalsed ja need lapsed
ka noh, kui ema on sellises seisundis või noh, see asendusema, et need sünnitused on keerulised, kasutatakse erakorralisi seal keisrilõikeid ja veel see ka, et on ka enneaegseid sünde, et see meetod lapse saamiseks on nii emale ohtlikum kui ka lapsele, kuna see ei kulge nii, ütleme, loomulikult või et seal on ka need reesuskonfliktid, et see ei ole normaalne, on mu jutu mõte. See ei ole muidugi normaalne ja tasu nii-öelda raha eest selle võõra lapse kandmine on meestearst Margus Punapii hinnangul üks kõige karmimaid naiste ekspluateerimise vorme üldse, ta ütles, nii füüsilises kui vaimses mõttes, et mille käigus ju naine kaotab pärast sünnitust kõik õigused lapsele, kellega ta on ise 9 kuud koos arenenud ja ta ütles, et selle kõrval on prostitutsioon tema arvates lapse mäng, kuna seal on muidugi väga palju ärakasutamist ja kõike, aga seal on mingilgi määral võimalus, eks ole, ka ei öelda isegi ära kasutatud inimestel, aga siin naise keha panna orjanduslikel eesmärkidel ka füüsiliselt väga raske surve alla, et tema arvates on see üks kõige jõhkramaid naiste ahistamise vorme. Ma toon veel ühe aspekti, millest vähe nagu räägitakse, võib-olla ka ei tulda selle peale, et surrogaatluse kaudu sündinud lapsed on sageli tellitavate vanemate poolt muidugi soovitud ja hoitud, kuid juba sünnist saati tuleb neil üle elada neid ilmale toonud emast lahutamine, nad antakse üle lapse tellinud vanematele, protsess, mis võib olla nagu emotsionaalselt ja arenguliselt oluline ja seal, kui tuleb, ütleme, mingid tõrkeid, näiteks jääb mõni dokument tegemata ja lapse üleandmine osutub keerulisemaks, siis näiteks, tuleb seal kodakondsuse või identiteedi tunnustamisega seotuid õiguslikke probleeme ja laps jääbki nagu ebamäärasesse olukorda. Ma mäletan, kui see COVID-i pandeemia pihta hakkas, siis öeldi, et vaadake, Ukrainas on see probleem, et need beebitootjad on hädas, et ei saa lapsi üle anda tellijatele ja need lapsed ja emad on justkui nagu lõksus seal, et kohutav mõelda. Minu jaoks on see kõik nagu inimkaubanduse vorm ja väga jõhker ärakasutamine. Ma toon ühe näite veel, et Itaalias mõni aasta tagasi muudeti rangemaks seda surrogaatluse karistamist, sest öeldi, et lihtipeale hiilitakse seadustest kõrvale, kriminaalvastutus oli juba siis ja siis nad panid kuni €1 miljoni trahvi ja mida just lükkas tagant konservatiivne peaminister Giorgia Meloni ja nad ütlesid lihtsalt ja konkreetselt, emadus ei ole müügiks, ütles Meloni. Emakas ei ole välja üürimiseks ja vaata, miks on see Reformierakonnale ülitähtis, miks on see muudele liberaalidele ülitähtis, sest see on see homomaffia toetamine, see on nende ideoloogiate toetamine, ehk siis lapsi võib osta. Vaat siis ei ole naiste kaitsest midagi, kui naise keha muudetakse ja lapsed muudetakse ostu-müügi objektiks. See on jõhker inimkaubandus ja siis kaitseb Valdo Randpere muidugi hambad ristis seal ERR-is Anu Välbat, kes need Eesti seaduse mõistes kuriteo sooritanud homod ekraanile tõi just isade päeval, et mõnitada ikka nagu 10-kordselt kogu isadust ja isade päeva. Ma veel räägiks sellest jubedamast poolest, sest meile kogu aeg maalitakse nagu asendust, emadust nagu midagi romantilist, et mõtleme veel sellist olukorda, et kui näiteks rasedus katkeb ja siis nad ei saa need naised hüvitist, ei saa nad arstiabi ja ongi, et pärast peavad naised ka ise nagu need arved maksma ja see kõik on vastuolus inimväärikusega ja ma näen, et tegelikult meie tegime, EKRE tegi ettepaneku, et lõpetatakse ka see piiriülene surrogaatlus, et ega siis ei ole ju ainult ühe maa naised, need, kes nagu
ütleme, peavad nagu taluma seda vägivalda või et noh, naised on ülemaailmselt kõik ühtemoodi on ühed. Aga piiriülene ju vaata selles mõttes meil ei tohigi seda teha. Eestis ei tohigi surrogaatlusega tegeleda. Kui raha eest ära antakse laps ja üldse ära antakse laps, siis järelikult neid ostetaksegi mujalt. Ehk siis meile ainuke võimalus üldse see asi ära kaotada on piiriülene tegevus ära kaotada. Nad lähevad, toovad Indiast, homod tellivad Indiast lapse kataloogist, lappavad neid. Muide, ma panin oma koduleheküljele postituse, mis on päris elust, toimuvad homode lastelaadad. Kas pole võigas? Ja järgmine aasta on plaanis 4 laata, kus siis lapatakse kataloogides asendusemade ja laste ja doonorite ja kõige pilte ja siis käiakse suured summad välja, et siis neid ostma hakata. Et kui te guugeldate, otsite, siis tõepoolest gay parents ja nii edasi sellise märksõna alt, et ma tahan teile kinnitada, et see asi on päris, et Brüsselis toimus üks selline laat. Et kas pole õudne aeg, kui inimkaubandus on üles reklaamitud ja mis eriti hull meie enda rahvusringhäälingus, meie enda raha eest. Evelin, aga ma lähen korra edasi. Ma veel ühed numbrid veel, et noh, et see ei ole nii romantiline. Ma toon selle ÜRO raportist välja numbrid, kus näiteks uuringus osalenud naised 35% surrogaatemadest tundis nagu raskusi vastusündinu loovutamisel, 39% negatiivseid üleelamisi seoses surrogaat-emaks hakkamise otsusega ja umbes 33 ehk kolmandik naistest kogesid pärast posttraumaatilist stressi või ja noh, ikkagi ka see, et mõned naised võivad eluks ajaks oma vaimse tervise kaotada ja see asi on ikkagi väga-väga ohtlik. Milline süütunne võib tekkida, et mingil hetkel inimene võib-olla on ise segaduses, vaimses segaduses, võtab selle raha vastu, aga hiljem see kahetsus võib olla tohutu ja võib inimesi viia tegelikult enesetappudeni, et mõnes mõttes on ka see väga ohtlik ala, sest see naiste depressioon pärast lapse ala andmist võib olla väga raske. Aga korraks läheme selle juurde, et mis siis seal ERR-i nõukogus pärast toimus. Muidugi siis kogu see homokamarilja, kes meile surus jõuga peale kooseluseaduse ja samasooliste paaride nõndanimetatud abielu, siis see viskus nii EKRE vastu võitlema, kes tegi eelnõu ERR-i erastamiseks. Ma tahan rõhutada erastamiseks, mitte ärakaotamiseks, ehk siis ERR võiks pärast müüki jätkata suurema osaga oma sisust, aga ta võiks reklaami müüa seal ja siis me hoiame maksumaksjad 60 miljonit kokku ja meil lihtsalt ei ole minu meelest vara homoaktiviste seal lõputult üleval pidada rahva raha eest, et see ei ole aus ega seadust täitev organisatsioon. Ma olen ERR-i nõukogus seda ise näinud, kuidas see lihtsalt ei täideta seadust. Aga kes siis kargas veel Rein Veidemannile, Rahvusringhäälingu nõukogu esimehele kallale, oli siis Ringvaate saatejuht Marko Reikop, kes on ise aktiivne homo ja elab ühe ERR-i nõukogu liikmega koos, siis see on Paavo Nõgene. No, mõtle, millised seosed, eks. Et siis see Paavo Nõgene oma elukaaslasega, siis tema muidugi arvatavasti oli nõukogus ka selle Veidemanni suhtes kriitiline, aga siis Marko Reikop olevat õhtul afektiseisundis helistanud Rein Veidemannile ja tal näo täis sõimanud. Et mõelge siis, kelle oma see ERR on, et tegelikult on justkui nende ERR-i töötajate oma kõige rohkem, selle juhtiva kamarilja oma, kes siis tegelikult vaatavad, et nende töökohad alles jääks, nende poliitiline ideoloogiline platvorm, mis on reeglina vasakäärmuslik, nagu Marko Reikop, kes seal hommikust õhtuni eksponeerib homoaktiviste. Et siis need on need peremehed, mitte rahvas ei ole peremees, vaid nemad ütlevad, neil on toimetuslik vabadus. Ja ma siin jagan ka Priit Hõbemäe kogemusi, kes oli Rahvusringhäälingu nõukogu liige 2020. kuni 2022. aastal ja tema ütles ka seda sama, mida sina, et ERR-i nagu juhatusega nõukogu ei suuda sisuliselt juhtida, et reaalsus on see, et võim on ERR-is jagatud erinevate sisutootmise
mammutüksuste vahel ja üks on kindlasti see mammutüksus on see Välba ja teine on Reikop, kes käivad ja ülbitsevad ja mis minu jaoks on veelgi kurioosne, kui me räägime sõnavabadusest, et Rein Veidemann julges midagi arvata, et valitsuse liikmed tulid ja hakkasid teda tsenseerima, öeldes niimoodi ei räägita, et kes olete teie, et kas sama hästi võite te öelda näiteks seal Postimehe peatoimetajale, et kuule nii ei räägita, et kes on valitsuse liige, kes tuleb ja ütleb mingi vaba sõna või meediale, et millest te tohite rääkida ja millest te ei tohi. See on juba diktatuur. No just nemad sekkusid aktiivselt nii-öelda arvamusvabadusse, et tuleb välja, et nõukogu esimees on täielik topis, kes ei tohi midagi öelda, aga tegelikult on kogu nõukogu ülesanne just jälgida, et seadust järgitakse ja mina olen näinud ja palju kordi, kus ta ei järgi ja sõna otseses mõttes irvitavad meie üle, nõukogu üle, nad ainult tahavad, et me peksaks rohkem raha välja neile Riigikogult. Nii et ma toon ühe näite veel nende tegevusest. Kunagi nad näitasid tõesti järjest mingisugused täiesti alaväärtuslikke Vene sõjaseriaale. No kuulge, kas Vene Putinli-meelseid siukse ajaloo vaatega Vene propagandistlikud sõjaseriaalid on ERR-i seadusega kooskõlas? Ei ole. See oleks pidanud järjest vallandatama nii juhatuse esimees, järjest. Nad tegid näo, nagu poleks mitte keegi süüdi. Hullemat ämbrit annab üldse otsida. Ja nüüd me räägime ka sellest, kunagi ma küsisin, aga teil on seaduses kirjas, et ERR peab siis väärtustama perekonnal põhinevat ühiskonna mudelit. Mida te siis selle täitmiseks teinud ole? Küsisin ja selle peale oli toimetuste esindajatel täielik vaikus. Mõne minuti pärast tuli ühele meelde, et lahutus Eesti moodi, et sellise asja nad on teinud. See on siis kõik, mida nad perekonnal baseeruva ühiskonna mudeli tutvustamiseks, väärtustamiseks on teinud. Aga tegelikult nemad ju ütlevad, et me oleme nüüd kõik ümber tõlgendanud, nüüd ongi homoperekonnad ja nüüd me seda taomegi teile pealuusse kogu aeg ja alati. Et see on küll värdjalik, kus tegelikult kõik su mõisted defineeritakse ümber ja virutatakse sulle vastu vahtimist, et sisuliselt seadus enam ei kehtigi. Jah, ja veel see ka, et nad nagu ignoreerivad nii-öelda selle peremudeli puhul, et meil on nii mitmekülgne peremudel, ignoreerivad seda, et surrogaatemadus on kriminaliseeritud. Eestis ei tohi lapsi osta. Kui sa lähed välismaale ja teed midagi, mis on Eesti mõiste seaduse rikkumine, et kuhu me siis jõuame, lõpuks kutsume, ma ei tea, kas mingid Aga ta tappis välismaal inimese, eks ole, no mis siis ära ei ole, et meie ETV-s peame ju seda näitama, eks ole. Et emadepäeval või ma ei tea, kutsume siis mingi Mohamedi, kes on abielus lapsega, või lastekaitsepäeval kutsume mingi Mohamedi, kes aga seal välismaal on nii kombeks, eks ole, milles asi. Aga see on hea analoog. Üha hullemaks läheb, et ERR, kes ikkagi aastavahetusel tegeleb mingisuguse drag-show'ga, kui kõik pered istuvad laua ääres ja tahaks midagi ilusat näha ja loobivad beebisid rahvariidelt selikuga naise kõhu alt vastu lavalaudu. See kõik on nii võikaks läinud, et me tegelikult, nad on kaaperdanud institutsiooni, nii nagu kunagi 68. aastal, kui need igasugused kommunistlikud hordid hakkasid oma võidukäiku tegema Lääne-Euroopas, kusjuures Moskva mahitusel. Seal sinna saadeti kõvasti raha ja käisid punaste lippude all marssimas ja kiitsid Mao Tse-tungi ja siis nad võtsid seisukoha, et marss läbi institutsioonide, võtame kodanlastelt institutsioonid üle, kõik ajalehetoimetused, vabrikud ja sõjaväe ja kõik võtame üle ja siis me olemegi muudame nad marksistlikuks. Eestis on ERR muudetud marksistide mängukanniks. Eestis ei ole piisanud sellest, me saime 47 aastat kommunismi mekkida, okupatsiooni mekkida, jälle marksism, otse meie maksumaksja rahadega. EKRE ütleb, meile aitab. Nad on parandamatud, erastame ja siis ma ei ole kindel, et ka erakanalid oskavad väga head meediat teha, aga vähemalt me ei maksa 60 miljonit eurot sellisele jamale peale. Mina leian küll, et
kanal on väga hästi ka saanud hakkama uudiste toimetamisega ja Eestis toimuva toimetamisega ja seesama Õnne 13, et ega siis seda saab ju ka teha reklaamirahadega, et maksumaksja ei pea neid saateid tegema ja seda enam, et kui on inimesed, kes soovivad seda saadet, ma arvan, et järjekord on ukse taga, et nii Kanal 2 kui ka on igasugused ju need produktsioonifirmad, kes ju teevadki neid saateid selleks, et neil on turgu. Aga pärast väikest pausi läheme Karmen Jolleri umbusalduse juhtumi juurde. Raadiosaade Vaba Sõna koos põnevate teemade ja huvitavate külalistega on eetris igal laupäeval kell 12 Virumaa Tre raadios. Saatejuht Anti Poolamets. Oleme jälle stuudios tagasi, stuudios on Anti ja Evelin Poolamets. Evelin, meil on nüüd ees Karmen Jolleri umbusaldus. Selleks ajaks, kui saade eetrisse läheb, saame teada, kas teda ka umbusaldati või mitte, aga esialgu on koalitsioon selline, mis püsib koos, aga ma ei ole kindel, et lõpuni päriselt, sest Eesti 200-ga on nii pahad lood, et need hakkavad laiali pudenema. Aga siiski Karmen Joller on väga halvasti, üks kõige halvemini hakkama saavaid ministreid. EKRE rõhutas umbusalduses seda, et ta ei ole näidanud üles huvi ega initsiatiivi, et lahendada naiste tugikeskuste kroonilist alarahastust. Et see haakub ka sellega, mida me praegu naiste kiusamise ja ahistamise ja alandamise teemal rääkisime, et need samad inimesed ju kaitsevad laste raha eest ostmist ja samal ajal unustavad, et naiste tugikeskused on alarahastuses. Ja miks nad on alarahastuses? Ennekõike sellega, et hinnad on vahepeal ligi 50% kasvanud, aga rahastus on kasvanud vaid 7% ja seal on tohutud probleemid, küll juriidilise abiga ja probleemid seal 16 tugikeskuses aina kasvavad, järjekorrad kasvavad kõikvõimalike nõustamiste, abistamiste osas. Ehk siis meil on väga tõsine põhjus talle umbusaldust avaldada. Jah, et seal on ju ka teisi neid probleeme, mida me nagu ette heitsime, et ravijärjekorrad on väga pikad, mitte midagi ei ole tehtud sellega, samas ka inimeste nagu erihoolekande teenuse aga on probleemid, et ei jätku raha piisavalt. Oma osalus tõstetakse jälle 10% samal ajal, kui inimestel rahakott on palju-palju tühjemaks jäänud. Jah, ja veel ütleme need samad probleemid, et kui me kuuleme, mida siis Joller räägib ja kui palju on tegelikult tegemata, ma ei näe, et oma valdkonna eest võitleks või seisaks selle eest. Võtame kas või naiste varjupaikade teema. Raha leitakse, naiste varjupaikade raha kanditakse sinna igasuguste võrdõiguslike volinike kantseleidesse, oma LGTB assotsiatsioonidesse ja mujale. Aga igal juhul nüüd me saame teada, kuidas meil läheb, sest Karmen Jolleri umbusaldus andsime me juba teisipäeval sisse, aga täna siis vaatame, kas tuleb ootasime, et millal minister tuleb välislähetuselt tagasi, sest nagu me näeme, et ministril on mujal maailmas nii palju tööd, et ei jõua siin Eestis oma inimestega tegeleda. Igal juhul on naiste varjupaikades praegu olukord selline, et juriidiline nõustamine on väga kokku tõmmatud, selle järgi on pikad järjekorrad, samal ajal just nende laste hooldusõiguste ja vaidluste teemal on juriidilist nõu väga vaja. On igasuguseid eksperte vaja, kes aitavad emotsionaalselt
varjupaikades olevaid naisi, annavad neile psühholoogilist abi. Ehk siis kui me tahame päriselt naisi kaitsta, siis see on nüüd hästi praktiline valdkond, kus reaalselt abi osutada. Aga mida nemad teevad? Samal ajal siis võitlevad Istanbuli konventsiooni eest, mis seadustab sotsiaalsete sugude olemasolu, ütlevad, et sood on kunstlikult konstrueeritud, neid võib olla 20, 150, võivad olla vulasoolised, võivad olla sootud nende arvates, et kogu see jaburus kahjustab tegelikult naiste tegelike õiguste kaitset ja Eestis on ju ometigi olemas kõik vahendid, et seaduslikud vahendid, et naiste siis vägivalla osas naisi kaitsta. Aga neid lihtsalt ei rakendata piisavalt palju. Valdkonnale ei anta piisavalt raha, politsei vajaks palju rohkem töötajaid, et koduvägivallaga tegeleda. Nagu nägime, et see hirmus juhtum, kuidas koduvägivallatse, kes oli koguni oma naist pussitanud, tema juures käidi nagu 10 kordi ja hoiti nagu pilpa peal. Samal ajal see inimene oli ju sellises staadiumis juba, et kui kedagi pussitatakse, siis ei saa enam tegelikult neid inimesi kokku lasta. See ei ole isegi selline, see on nii eluohtlik vägivald, et politsei ei oleks tohtinud neid inimesi kuidagi kokku lasta. See inimene oleks pidanud olema isoleeritud raviasutuses või vanglas. Aga siis anti võimalus seal Tartumaal tegelikult sellele metsistunud tegelasele veel tappa üks juhuslik inimene, kellele autoga otsa sõitis ja sai ka ise surma, et see ongi näide sellise vägivalla spiraali keerukusest ja sellepärast vajab valdkond päriselt ja palju raha, siis on võimalik olukorda vähemalt kuidagigi majandada, et inimesed saavad kas või esmast abi ja ei pea kuskil järjekordades seisma. Ja muidugi palju teemasid, mis aitaks vägivalla vastu. Me peame alkoholi teemaga tegelema, uimastite teemaga, et paljud vägivalla juhtumid on just alkoholijoobes toime pandud, et riigil on väga palju teha kõige selle halva ärahoidmisel, et inimesed saaksid oma riiki usaldada. Aga Evelin, suur tänu sulle, täna tõmbame otsad kokku, te kuulake meid ikka igal laupäeval kell 12 Viru Tre raadios ja muidugi uutes uudistes, kus saate ka ise meie uudiseid edasi jagada, mille üle me oleme väga tänulikud. Kuulmiseni! Te kuulasite raadiosaadet Vaba Sõna. Järelkuulamine treraadio.ee ja uueduudised.ee.